Nii, tere, loodan, et on kuulda. Meil on Mihkel Mäeker, Transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja ja räägin teile täna siis sellest, et mis on aastal 2022 pluss meid siis ühistranspordi sees ootamas. Tegelikult ma räägin sellest, mis meil 2022 on, aga ma räägin ka sellest, et millised on need olulised kriteeriumid, et me suudaksime paremini täita transpordi ja liikuvuse arengukava eesmärke, mis me siis ühiskonnas seatud on ja mida me täita siis soovime. Kõigepealt, aga tegelikult ma tahaksin rääkida sellest, et siin enne said küll paljud head koostööpartnerid tänuürituse näol ja tänukirjade näol siis auhinnad, aga tegelikult tegelevad iga päev hoopis rohkem inimesi ühistranspordi planeerimise, korraldamise ja osutamisega. Et minu arust me võiksime neile ka ühe suure aplausi veel teha. Keda siin on? Nii, aga minnes nüüd edasi siis selle teema juurde, kui see slaid saaks vaadata. Nii. Lähen kohe siia, et transpordi ja liikluse arengukavas on siis eesmärgiks see, et aastal 2035 oleks 288 miljonit ühistranspordisõitjat aastas. See on üpris ambitsioonikas eesmärk, kuna enne koroonapandeemiat oli see arv umbes 100 miljonit sõitjat aastas. Ehk et vaja oleks siis suurendada 36% ühistranspordiga sõitjate arvu. Siit aga näeme, mis see tendents aastani 2021 siis ühistranspordi kasutajate osas on ja milline on tendents auto kasutajate osas siis seal samas joonisel. Et kui rääkida sellest, kust me selle lisa hulga inimesi ühistranspordi võiksime saada, ongi eelkõige just siis eraautodega sõitvad inimesed, kes siis igapäevaselt liiguvad pendelrendana tööle, töölt koju. Et see on see koht, kus on siis öeldud, et meil oleks võimalik seda suurendada. Võrreldes 2011. aastaga, nagu te näete, on siis inimeste hulk, kes kasutavad ühistransporti igapäevaselt oluliselt vähenenud. Ja seal kindlasti sellel oma mõju avaldas seesama koroonaviiruse pandeemia. Ja tegelikult on see tendents täpselt samasugune ka veel pikemas perioodis ja kõikides regioonides, nii et aastani 2021 tundus, et eriti paremaks olukord ei muutu. Siin on ära toodud see, et me mahtusid ühistranspordis ei vähendanud koroonaviiruse ajal, ehk et see inimeste või sõitjate vähenemine toimus hoolimata siis liinivõrgu säilitamisest. Siin korra üks pilt, mis ilmestab hästi, kus on siis toodud välja avaliku bussiveo osakaal ja kommertsbussiveo osakaal siis Eestis. Et ka nagu näha, siis kommertsi osa kahjuks on olulisel määral vähenenud. Ja. Aga kui nüüd rääkida positiivsematest trendidest, mis sellel aastal on juhtunud, on see, et bussitranspordis on inimesed on uuesti bussitranspordi ülesande jaoks leidnud. Et olgu see selleks põhjuseks siis ühelt poolt see koroonaviiruse taandumine, teiselt poolt kindlasti on selle mõjutajaks siis kütusehindade tõus, üleüldine elatus või elu kallidus ja meil on näha, et vähemalt maakonnabussides on see kasutatavus tõusnud koroonaviiruse eelsele tasemele. Aga ma siin rohkem ei peatukski praegu. Ja siin on siis kvartalite kaupa ja väga hästi on näha just, et siin põhja piirkonnas, põhja ühistranspordi piirkonnas on sõiteid väga palju juurde tulnud ka võrreldes koroonaviiruse eelse ajaga.
ja kui nüüd veel mõelda siia see, et või juurde panna see, et see valideerimise distsipliin on kehvemaks läinud, kuna vahepeal lihtsalt ei kontrollitud koroonaviiruse ajal neid sõitjaid, nende pileteid, siis hinnanguliselt on siia võib 1/3 juurde panna. Nii, aga okei, see on siis see pilt, mis meid praegu otsa vaatab. Aga nüüd on küsimus, et kuidas me siis saaksime ikkagi neid inimesi veel rohkem ühissõidukitesse, olgu see siis rong või buss, et kuidas seda populaarsust suurendada. Ja tegelikult on see väga lihtne. Vähemalt kõlab lihtsalt. Et esiteks see peab olema mugav. Kui ma ootan bussi, siis see bussi peatus peab olema mugav, bussijaam peab olema mugav, seal peab olema hea infrastruktuur, et ümber istuda teise, peab olema rattaparkla, katusega rattaparkla, et kui ma tulen tagasi rongiga või bussiga, et siis ma saan hea kuiva istme peal istuda. Üks asi, teine asi, see lähen bussi, mul peaks olema 3 minutit ainult. Okei, lähen bussi, mul peaks olema see sama ühtne piletisüsteem, ma saan sõita lihtsalt oma sõidu ära, ma ei pea piletit ostma, piletiga nii-öelda jamama seal. Ja loomulikult see sõiduk ise peab olema ka täpselt samamoodi mugav. Teiseks, ta peab olema kindel selles mõttes, et ta tuleb siis, kui on lubatud ja ta jõuab siis, kui on lubatud. Inimesed, kes tahavad planeerida enda päeva, nende jaoks on kriitiliselt tähtis, et ma jõuan õigel ajal, ma jõuan õigel ajal trenni, ma jõuan õigel ajal lapsele lasteaeda järgi näiteks. Ja ta peab olema sama kindel kui see, et kui ma autoga selle sama reisi ette võtaks. Ja kolmas, mis ei ole mitte vähem olulisem, on kiirus. Et ühendused peavad olema kiired. Aeg on see asi, mida mitte kuskilt juurde osta ei saa, ükski inimene, seega see kiirus on väga oluline komponent siin. Ja me kõik, kes me ühistransporti iga päev ees tõmbame või tagant tõukame, kuidas keegi teeb, tegelikult peaksid igapäevaselt mõtlema, kuidas seda ühistransporti paremini planeerida, korraldada ja ka lõpuks osutada, et inimesed järjest enam ühistransporti kasutaksid. Mitte ainult selle arengukava eesmärkide täitmiseks, vaid lihtsalt, et inimestel oleks parem teenus. Ja kuna Kati vaatab mulle juba otsa, siis ma lõpetan praegu ära, nii et aitäh teile!